Särgiga sobib nii hästi. Sälgotsi pisut. Super. Maailma klass. Noorte kaubanduskoda tegi Haapsalus siin kõrval sohva kirja pandud sellised märkused selle kohta, et šotlased kannavad tartari mustrist riietust. Shaking hands. It was called the Muir of Absolute Basic Scots. Me oleme seda nüüd harjutanud. Philipp. Ega tegelikult kujutage ette, kui see asi käpas on, siis šotlane teeb selle väga hea. Kus ma käen? Anna sealt peale. Käsi läheb mul vaja. Sul ei lähe mitte midagi vaja, me paneme. Tehnikaga nagu, kui te vaatate sealt kilti ära linna peal, et siis nagu see pool, mis sealt vasakult poolt tuleb peale, eks ju. Samamoodi. Nii, paneme selle. Mis ta teha tohib siin, rääkisegi sa edasi? Nüüd on püsti. Nüüd tõuseb püsti. Et põhimõtteliselt on tal suur kilt seljas. Ahaa. Tuleb lihtsalt vaadata, et see asi on kõik korrektne. Pikaks see. Pikaks see, jah. Pane püü kõvemini äkki võib-olla. Siis aita sealt hoida ja sa tõmbad püüd natuke koomamale. Süsteem on selge. Aga nüüd muidugi põhimõtteliselt päris niimoodi joosti ka, eks ole. Aga põhimõtteliselt võeti kuskilt siit kõige pikem koht, visati õla peale ja pandi sõlega kinni. Ära praegu kinni pane, lihtsalt näita. Õige veidi. Haapsalu on selline tore väike linn ja siin paistab nii hästi välja, kui siin kildiga linna peal käia, siis on kohe hoopis teine tunne, et võib-olla suuremas linnas kaoks see nii väga ära. Ja Tallinna, Haapsalu linnapea ja Briti suursaatkond on kunagi said kokku ja mõtlesid, et võiks sellise vahva asja ära teha. Ja nad tegid eelmine aasta kevadel, olid juba šotipäevad esimest korda ja nüüd siis teist korda. Ja siis sattus veel nii hästi, et nüüd on just Burnsi ehk siis šoti rahvuslauliku sünnipäev, sünniaastapäeva tähistatakse, et just samal ajal, et siis on tore, et on kõik korraga. Oleme hetkel Haapsalu pitsikeskuses ja siin tutvustatakse tartan kangast. Seletage mõne lausega, mida see endast kujutab? Eesti tartan kangas on kingitud šotlaste poolt Eestile ja selles kangas on nii Eesti lipuvärvid kui šoti Lion Rampant lipuvärvid, see oranž ja kollane. Et see on päriselt selline tartan, mida eestlane võib kanda ükskõik kus kohas maailmas ja ma luban, et tullakse küsima, et kus kohas te pärit olete, et kust on selline ilus tartan, et selline hea võimalus ka Eestit tutvustada, et on nagu selline rahvusriie. Nagu ma aru saan, ei pea seda kangast sugugi ostma mitte ainult kildi tegemiseks, vaid ta sobib ka muudeks asjadeks. Jaa, seda võib vabalt kasutada näiteks laualinnikuna, aga saab ka teha lihtsalt nii, et kleidile mingi osa sellest, näiteks kas serva või väikese riba läbi kleidi, et kuidas täiesti sobib. Et saab teha tüdrukuseelikuid, mis iganes pikkuses, mismoodi. See on täiesti vabad ja tegelikult võiks seda kasutada näiteks mööbli peal. Et me tegelikult otsimegi võimalust, kui keegi tahaks kasutada seda kangast kuskil, et me tahaks väga hea meelega teha koostööd. Et tuua seda vabrikust veel juurde, seda tehakse Šotimaal vabrikus ja seda tehakse ainult meie jaoks, et mitte kuskilt mujalt ei saa seda osta, ainult Eesti Šoti Kultuuriseltsilt. Aga üldse, kuidas tehakse kindlaks, et ta on ikka päris pesueht tartan kangas, et ta ei ole mingisugune sarnane sinna? On seal omad kindlad tunnused, mille järgi võib teda ekspertide eristada muudest kangastest?
päris kindlasti, sest seal on see, et need ruuduvahed, et see ei ole lihtsalt suvaline ruut, mis on sinna pandud, aga see kordused on väga kindlate reeglitega, siis võib-olla selle kanga materjali või selle lõnga laius, kui paks, kui kõhuke ta on, mismoodi nad vahelduvad omavahel, seal on kindlasti väga kindlad reeglid. Et kui on niisama joonistatud kangale ruut peale, et see näeb kaugelt ära, et see ei ole see. Nii, ja lõpetuseks palun tutvustage ennast, kes te olete, millega tegelete? Et Eike Urke olen ja Eesti Šoti kultuuriseltsis. This is the tartan plate. It's made of the national cloth, which is my McLaren tartan. And this is the pipers plate, which I wear when we play the bagpipes. See, and then what else is this hat of yours? Can you tell me about this hat? Yeah, this is a busby. It's traditional military dress, and it's made from an ostrich feather, which you can feel is very soft. Then about your kilt. Tell me about the kilt. This is, traditionally made from usually 8 meters of cloth, actually, and it's worn now for ceremonies and for special occasions such as burn suppers and weddings and events around the year. Okay. I can see this kilt pin. What is that? What is the meaning of that? It's the ceremonial pin that keeps the 2 layers of cloth together, and it's now became very decorative. And your wallet, but it's traditional and has been worn for hundreds of years. This exact version is made from horse. Is the ski and do, and the ski and do is the traditional translates as black knife, and it's actually for eating. And in case you get in a fight, you can have a quick. If you find an animal. Yeah, just an animal, not an English person. Mängu algus on lihtne, tuleb visata püüti ja kes arvab ära, kas tuleb kull või Kui nüüd viimasega ei tee ära. It's going to be blown off by his hat. Steady. He's going to knock that one in. Turvaliselt. Voore on 2. Oh, good goal, man. Making excuses, come on. Suurbritannia võitis Haapsalud punktidega 3-0. Nii et meeletult on vaja pingutada, et kivid loevad, hurraa, külalised. Siiski on Kui tähtsad need šotipäevad Haapsalu jaoks on see Eestis ainuke koht, kus šotiga või šoti teemal tegutsetakse? Ei, ma tean, et on Tallinnas šotiklubid ja Põltsamaal ja Tartus aga see üle-eelmine aasta detsembrikuuses me suursaadik Kris Holpiga saime kokku ja arutasime, et võiks midagi teha, et Šotimaad tutvustada Eesti inimestele ja Haapsalu inimestele ja sealt see idee tuli teine aasta ja väga tore. Väga tore meeleolukas üritus ja eriti kui ta veel on Haapsalus ja talvel, kus on turismihooaeg meil ikkagi kahjuks on suvel, aga väga tore. Kuidas tagasiside on? Tagasiside on väga positiivne ja ma tean, et näiteks eelmiste päevade videolõik oli Šoti televisioonis ja torupillimängija Philip ütles, et ma olen väga kuulus Crazy Mare ka Šotimaa.